Tere! Olen Aimi Jõesalu ja tutvustaksin teile sellist keskkonda nagu Zondel. Selles keskkonnas saab luua õppemänge väga kiiresti ja hõlpsasti. Ta sobib väga paljudesse õppeainetesse, nii keeleõppes sõnade kordamiseks kui ka grammatika harjutamiseks või mis iganes ja teistes ainetes ka, kuna mängude põhituuma moodustavad lihtsalt kas küsimused või väljendid valikvastustega või õige või vale vastusega või kolmas variant, et saab veel sisestada ise vastuse. Nii, kõigepealt tuleks registreeruda. Selleks peaksite siis klõpsama Join for Free ja siin on näha, et kas siis registreerute õpetajana või õpilasena või vanemana. Mina olen muidugi siin registreerunud, aga ma näitan, et kui õpetajana, siis muidugi kasutajanimi ja salasõna kordus ja meiliaadress ja nõustuda tingimustega ja continue. Nüüd õpilasena, taaskord, on samamoodi peaaegu, et kasutajanimi, salasõna kinnitus ja nõutakse klassikoodi. See on nüüd selleks, kui õpetaja on juba siin oma klassi loonud ja koodi saanud, aga kui seda ei ole, siis saab kenasti klõpsata siia I don't have a class code ja siit tuleks siis valida, et kas ma olen 13-aastane või vanem või ma ei ole. Ja kui õpilane klõpsab siia variandi peale, siis saab temagi registreeruda meili aadressiga ja taaskord continue. Nii, aga kuna mina olen registreerunud, siis ma lähen sisse, login ennast sisse ja siis avaneb järgmine pilt. Nii, ma olen loonud siin ka mänge ja siin on need juba näha, aga kui keegi soovib hakata kohe mängu looma, siis on see võtmesõna create topic ja siis avaneb taoline kastike, kuhu tuleks siis panna pealkiri. Paneme siis siia Hauptstädte, mis siis on pealinnad ja võib ka nii, pealkirjaks veel Inder EU, Euroopa Liidus, nagu ma ühe mängu olen teinud, ja siis ta juba annab teile võimaluse siit võtta ka igasuguseid märksõnu, mida tegelikult ka ei pea võtma ja kui te olete need valinud või mitte valinud, siis panete jätka, continue. Nii, ja nüüd on siin näha add new question. Klõpsate peale ja näetegi 3 põhilist siis valikuvõimalust, kas siis valikvastustega multiple choice või siis vale ja õige või õige ja vale ja kas siis tekst ja pilt viia vastavusse. Samas on siin veel võimalusi, kuid me lähme ja püüame siis teha valikvastustega mängu, õppemängu. Oleme sinna klõpsanud, avaneb taaskord uus kastike, nii ja siin on näha küsimus, correct answer õige vastus ja 3 mitte õiget vastust ja siis muidugi salvestada. Nii, teeme siia mõned näited. Ütleme, et nii, Eestimaa pealinn on, paneme õige vastuse siia Tallinn ja siia Riga, valed vastused Vilnius ja paneme Helsinki ja salvestame, jah. Nii, on näha siin see esimene vastus, jälle klõpsates add new question, paneme uue. Die Haupt von
Finland ist. Nii, siis Soome pealinn on ja taaskord siia eraldi õige Helsingi ja nüüd 3 vale. Nii, ja salvestada. Kogemused on näidanud, et ta ei lubagi üle 10 küsimuse teha. Kui nüüd need küsimused on valmis ja siia salvestatud, siis lähme vaatama mängu tagataustu ja klõpsame Show Games. Nüüd ilmuvad siia igasugused variandid ja neid võib siin siis katsetada, et kuidas need toimivad, sest selle mängu, nii, klõpsates nüüd siis start, nii, ja ongi juba näha, kui on õige, siis ta teeb õiget häält ja kui ei, siis teeb sellist teistsugust ja võib siin vette kukkuda. Nii, valime siis veel mingi, valime näiteks selle kalaga. Siin peab siis õige vastuse korral kala lihtsalt sööb selle õige vastuse ära ja kui talle ei meeldi, siis ta teeb jälle vastikut häält. Nii. Sööb ära. Kui on vale, teeb nii. Okei. Nüüd me teamegi, et kui me võtsime selle ja see meile sobis, see mängu taust, siis on tegelikult mäng loodudki. Nüüd on võimalus siis seda jagada. Üks jagamise võimalus on alati siis lingiga, näete kohe siin, või panete ta veel Facebooki või Twitteri kaudu ja meilitsi. Nii, nüüd on võimalus jagada ka embed koodiga. Siis tekib selline kastike sinise taustal ja te klõpsate Generate Code. Siis tuleb siin kahte moodi siis koodi näha ja siin selline kastike, mille põhjal saab siis selle suuruse siis määrata, mis suuruses te tahate seda endale kas siis blogisse või veebileheküljele. Nii, ja siis kopeerite selle koodi ja vistutate selle oma ajaveebi või veebileheküljele ja siis jääb nähtavale selline valgel taustal kastike, kus on siis selline sondlemehike ja kui sinna peale klõpsata, siis on see mäng valmis. Nii lihtne see ongi ja tahan veel anda teada, et kui te tahate veel valida mänge, mis on siin keskkonnas loodud, siis tuleks teil klõpsata, kui te olete sisse loginud, Search for Topics ja näete, siin avaneb selline otsimiskastike. Mina tunnen huvi näiteks saksakeelsete mängude vastu ja sisestan siia German ja otsi. Ja ta kuvab siia kõik saksa keeles loodud mängud. Natukene internetiühendus aeglane, aga me saame kohe näha. Ja selle Zondle keskkonna siis selliseks ekstra boonusteks on veel asjaolud, et tegelikult saab õpetaja luua siia klassid, klassile panna siis koodi ja lapsed saavad siis tulla siia mängima vastava koodi alt ja saab veel organiseerida siin sellist võistlusmängu ja see olekski üldjoontes kõik. Nii, näete, siia ilmusid nüüd mängud ja kui te tahate minna mängima, siis te lihtsalt klõpsate peale. Tegelikult selle plussmärgile ja
ja mis siin veel on selline õpetajale hea asi, on see, et kui te klõpsate nüüd siin preview questions, siis on need siin kenasti näha ja neid on võimalus nüüd siis kas vastustega välja printida või ilma vastusteta, et annab ka sellise töölehe variandi, mida võib ka edukalt kasutada tunnis. Ja siin nüüd siis võib minna mängu juurde ja siin võib seda mängu ka siis veel toimetada ja muuta, kui see oleks teie oma. Ja kui ei, siis lähete lihtsalt mängima, klõpsate siit ükskõik missugusele variandile ja niimoodi saategi mängida. Nii et toredat katsetamist ja eduelamusi siis nende mängude loomisel nii teile kui teie õpilastele ja ka siis mängimiseks, kui te leiate siin vastava märksõna järgi need mängud. Kõike head, aitäh!